Nii armas kogudus, täna on meil olnud tänuväärne võimalus jälle kokku tulla, nagu see on olnud läbi aegade. Ristirahvas ka kristlikus kirikus on võtnud omaks judaistliku mõtte ja traditsiooni. Teatavasti juudid kogunesid hingamispäeval ja kes oli meil eeskujuks? Jeesus Kristus, on öeldud. Ta läks harjumuspäraselt pühakotta ja talle ulatati toora ja nii edasi. Seal on mitmeid lugusid, seal oli vaidlusi variseridega, seal oli isegi mõningate kaupmeeste laudade ümberlükkamist, aga see on olnud läbi aegade, et me võtame ühe päeva, ühe aja, et olla koos Issandaga. Mida need juudid tegid? Lugesid ka Toorat Jeesuse ajal, mis seal kirjas oli. Kirjas oli see Vana Testamendi lugu, mis ka meile on kõigile kättesaadav, loetud ja teatud. Aga ikka ja jälle loeti neid tekste, mõeldi, mida Jumal on teinud ja saadi sellest õpetust, kinnitust, usku ja kindlustunnet eluks. Meil oli külas siin üle kuu aja Toronto Eesti Baptisti koguduse endine pastor Jüri Puusaag ja ühel kohtumisel, kui ta Maarja kabelis kohtus nende armsatega, kes 1950. aastatel usku olid tulnud, ta nimetas ka oma kohtumisest Billy Grahamiga Tallinnas 1984. aastal, kui ta pidi Billy Grahamiga siis kohtuma. Ta nimelt nendel jumalateenistustel ta tõlkis teda, ta läks sinna hotelli, et saada tuttavaks ja küsida, millest jutt ja milline see jutlus näeb välja ja mis siis oli Billy Grahami esimene küsimus talle. Kas sa tõid selle nädala ajalehed kaasa? Me elasime nõukogude ajal, vanemad inimesed mäletavad seda ja ta ei osanud seda mõelda, aga see mõte oli imelihtne. Billy Graham tuli Ameerikast, tahtis olla kursis, mida ajalehed kirjutavad, kuidas see rahvas siin maal elab. Ja nii ka meie täna vaatame Aktuaalset kaamerat, loeme ajalehti, kuuleme uudiseid ja elame selles maailmas ja meie mõtted ja meie vestlused kõik tahes või tahtmata haakuvad kõige sellega, mis iga päev meie ümber toimub. Ja sellel aastal on täiesti uudne olukord. Märtsikuust me elame hoopis teistsugust elu, vahepeal olid kirikud kinni, olid ainult ülekanded nii pildis kui audios. Täna on meil ka siin üle pinkide on lindid pandud, teenime Issandat, käime koos, soovitus on istuda hajutatult ja nagu ma teadetes ütlesin, kanda ka maske. Andku Jumal meile tarkust. See on meie Eesti olukord, siin on majandusteadlased, siin on turismivaldkond, igalühel on omad mured ja rõõmud. Siis me kuuleme välispoliitikast, Armeenia, Aserbaidžaan, siis me kuuleme Lähis-Idast, siis me kuuleme, mis Euroopas, siis me kuuleme, mis Ameerikas, siis me kuulsime, et ülivõimsa riigi Ameerika Ühendriikide president oli nakatunud selle haigusega ja tahes või tahtmata mõtted, jutud ja meie olemus läheb ka kõige sellega kaasa. Aga mida Jumal tahab meile kõige selle keskel öelda? Ja täna tahangi 2 kirjakohta meile südamesse ja meelde jätta. Kui poliitikud tulevad rahva ette, siis nad on otse kui kõneisikud, kes püüavad rahvale anda vastuseid, kuidas käituda ja selgitada olukordasid. Vahest on need tõesed, vahest on need subjektiivsed, kuidas kunagi, aga inimesed ootavad vastuseid. Aga mida Jumala inimene ootab? Kellele tema vaatab? Tema vaatab Jumala peale ja vastused on Jumala sõnas juba ammu ette kirja pandud ka nendeks päevadeks, kui on teadmatust ja uusi olukordasid. Johannese evangeeliumi 14. peatükist loeme: rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Ma ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks.
teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Ümberringi võib olla möll, võib olla haigust, võib olla teadmatust, võib olla kaost. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Nüüd mõni usukauge inimene mõtleb, et leiba on tarvis ja tervist on tarvis ja majanduslikku toimetulekut ja Jumala sõnast te loete siin, teie süda ärgu ehmugu. Jah, nii see on. Jumal on teotanud, nõudke esmalt Jumala riiki, tema õigust ja kõike muud antakse teile pealegi. Nii see on olnud. Ristirahvas on seda ette elanud läbi aastatuhandete ja see on toiminud ja see toimib täna ka täpselt samamoodi. Sellel aastal on väga palju tsiteeritud psalmi 91. Selle psalmi pealkiri on Kõige kõrgema kaitse all. Ja siin on nii toredasti öeldud, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, sest tema kisub su välja linnupüüdja paelust hukkava katku käest, oma tiivasulgedega kaitseb ta sind ja tema tiibade all sa leiad varju. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Tema tõde on kilp ja kaitsevall. Tema tõde on Jumala sõna ja see on sinu ja minu kaitsevall. Ma usun, et ei ole inimest, kellel on olnud teadmatuse hetki, et ei tea, kuidas otsustada, mida teha ja mis siis on, siis ohkad, issand, halasta, anna tarkust. Jeesus, tule appi. Ja siis see tõde tuleb ja ilmub ja see kaitsevall on sinu ümber ja see varjupaik ja see kindel mäelinnus. Esmalt ma ütlesin, et 2 kirjakohta ja 2 teksti tahaks teile täna meelde ja südamele ja meelele panna. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile, ma ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Ja teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Ja teine, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. No võib-olla sa ei ole vaevatud ja koormatud, aga ma usun, et ikka on seda sinu südames ka minul, kus ei oska, kuidas edasi. Ja siis tuled risti alla, tulge minu juurde kõik, tulge minu juurde kõik. Võib-olla ei ole seda koormat, aga on teadmatust, on rahutust ja issand annab hingamise. Selles samas Mattiuse evangeeliumis, kus see teine tekst, mida ma teile äsja tsiteerisin, on eespool kirjutatud Mattiuse 11. peatükis 25. salmist edasi. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa oled peitnud tarkade ja mõistlike eest selle ja oled ilmutanud oma väetitele. Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu healt meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid Isa ega ükski tunne Isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Kes tunneb poega, Jumala poega Jeesust Kristust, sellele Jumal ilmutab. Jumal ilmutab seda tarkust, kuidas käituda, kuidas elada. Jumal annab rahu sellele, kes tema peale loodavad. Jumal ütleb, tulge minu juurde ja mina ilmutan teile. Aga siin on öeldud ka, et see on peidetud tarkade ja mõistlike eest. Tarkade ja mõistlike eest on see peidetud. Kes on targad ja mõistlikud? Targad ja mõistlikud inimesed on targad, võib ühe sõnaga lihtsalt öelda. Aga me ikka vaatame teadlaste poole, kes on elus midagi saavutanud, siis vaadatakse rikaste inimeste poole. Meil on Eestis isegi niisugune tore väljend olnud, esimene Eesti ja teine Eesti, aga Jumala sõna ütleb, ma tänan sind, Isa, taeva ja maa issand, et sa oled selle peitnud tarkade ja mõistlike eest ja ilmutanud väetitele. Kes need väetid on? Need oleme meie. Väetid on need, kes on issandaga sina peal. Väliselt võid olla sa väeti. Võib-olla sul on ka rikkust, võib-olla sul on vara, võib-olla sul on tarkust, sa võid olla ülikooli professor või kes eales, aga see alandus ja tarkus vaadata Jumala peale, siis sa oled selles olukorras see väeti, keda issand saab kõnetada ja siis kõik toimib. See rahu, kui ümberringi on möll, virvarr, teadmatus,
oma rahu ma jätan teile, ma ei jäta teile nõnda, nagu maailm annab. Ja siis tuleta meelde, et kui seda rahu ei ole ja oled kaasa haaratud kõigest sellest, mis sind ümbritseb, siis tulge minu juurde, kes te olete vaevatud, koormatud ja mina annan teile hingamise. Seal edasi on öeldud veel, võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Igas olukorras me peame midagi tegema. Ma usun, et te võite kinnitada seda, kes tööl käivad, kuid läheb hästi, meil on omad tegevused, me tunneme sellest rõõmu, või kes on pensionipõlves, kellel on lapsed, lapselapsed, ikka on mingisugused tegevused. Ja kui midagi ei ole teha, siis inimese süda on kuidagi tühi ja elus ka tihti tulevad sellised mõtted, et miks ja kuidas ja milleks ma siin üldse eksisteerin, ja tuleb ka jälle teadmatus ja hakkab see ring uuesti peale. Aga Jeesuse ikke, me teame, mis see on. Kes issanda juurde tulevad, siis ta annab meile ka kohustuse minge kõike maailma, kuulutage kõigele loodule. Kuidas sa seda teed? Igaüks võib-olla ei ole see kuulutaja, aga sinu elu kuulutab. Täna me teadetes rääkisime, alfakursused algasid, see on ka teatav ikke nendele armsatele, kes neid kursusid läbi viivad, ja ma usun, et igaüks võib seda lahti mõtestada, aga see koorem on kerge ja see ikke on hea. Sa saad issanda riigis, kuningriigis kaasa teenida. Need kõik asjad on üksteisega seotud. Täna, kui ma tulin kirikuhoovile, üks armas vend oli kirikuhoovil, pani oma helkurvesti selga ja ma küsisin, kuidas läheb. Ta oli tulnud kuningriigi teenistusse, et siin hoovi peal neid autosid aidata parkida, ja nii me oleme. Igalühel on oma ikke, oma ülesanne siin. Organist mängib orelit, vennad laulsid ja mängisid meile täna, keegi jagab sõna, keegi palvetab, keegi käib korjanduskarbiga tavaliselt siin ringi, keegi loeb seda raha, keegi hoolitseb selle eest, et siit mikrofonist räägitu jõuaks teieni, pilt ja nii edasi. Need on kõik need võimalused Jumala riigis, ja see ikke on see koorem, mis on õnnistuseks ja mille kohta on öeldud, et see on kerge. Elu ilma kohustusteta, ilma ikketa on võimata. Võib-olla mõnda aega saab inimene hakkama, kuid siis tuleb nälg kätte, nagu me võime õpetussõnadest ka lugeda veel. Pisut tund, pisut tukkumist, pisut pikutamist ristis kätega, ja siis tuleb vaesus sulle kallale otse kui röövel ja puudus nagu relvastatud mees. Igapäevased ülesanded ja vastutus annab ka meie elule sisu ja arengu. Kirikuisa Augustinus kirjutab juba 1600 aastat tagasi, rahutu on meie süda, kuni ta leiab rahu sinus. Rahutu on meie süda, kuni ta leiab rahu sinus. Ja me alustasime täna sellest, mida Jeesus ütleb oma jüngritele, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Olgu tänasest pühapäevasest jumalateenistusest meile jäetud siis see, et kui süda on rahutu, siis talle nii kaua, kuni ta leiab rahu issandas, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud, koormatud, ma annan teile hingamise, ma annan teile tarkuse, ma annan teile lahenduse, ma annan teile tervise. Jumala sõnas on palju tõotusi. Kui me oleme haiged, kui me oleme viletsad, siis me loeme neid kirjakohtasid ja paneme käe Jumala sõnas selle koha peale, et issand, toimi nüüd selle järgi. Aga Jumala sõnas on ka palju enamat. Jumal annab meile kõike, mida me vajame eluks ja Jumala kartuseks. Seda ma soovin, et see oleks meile südamesse raiutud. Issand annab meile kõik, mida me vajame, ja tee tema juurde olgu alati kõigile kerge. Nõudke esmalt Jumala riiki, tema õigust, siis ta annab
meile kõike, mida me vajame igapäevaselt. Kui ma alustasin täna sellest, et maailm ümberringi keeb, olukorrad on keerulised, ärimehed on mures, kuidas mõned on ka meie keskelt oma tööd kaotanud, on koondamised. Mul ei ole ka lahendusi pakkuda, aga mul üks lahendus on: looda Issanda peale, tule tema juurde, siis ta annab sulle rahu, annab sulle kindlustunde ja nagu seal psalmis 91 on kirjutatud, tema on see varjupaik. Me kõik palume meie isa palvet, ka täna me palume pärast Issanda surma mälestamist seda ühiselt ja jätame meelde, seal on niisugune tore kinnitav tekst: meie igapäevane leib anna meile tänapäev. Kui sa seda palud, siis ka see leib jõuab sinuni ja kõik see muu, mis seal on meile igapäevaseks jumala kartuseks ja eluks vajalik. Tulge minu juurde, selles kutses on vägi, selles on lahendus, selles on lootus, lootusetus olukorras, selles kutses on tervis, nagu ma juba nimetasin, rahu, kindlustunne, seal on ka sinu hea käekäik, sinu laste hea käekäik, sinu lastelaste hea käekäik. Psalm 78 ütleb, et palutakse kelle eest? Palutakse laste, lastelaste ja veel sündimata laste eest. Ja selles kutses on sul tarkus ja julgus eluks ja julgus ka nendeks hetkedeks, kui Issand tuleb ja kutsub meid tagasi. Jumala sõna ütleb, ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Räägitakse ka lõpuaegadest tihti. Ma ei tea, kuna see lõpp tuleb, aga täna on Jumala sõna meie käes, kuningriigi evangeelium on meie käes ja olgem siis innukad selle järgi elama, üksteist kinnitama, üksteise kõrval seisma, julgustama neid, kes võib-olla on teadmatuses. Ka meie keskel on neid inimesi, kes teinekord on murtud, kurvad mingi probleemi pärast, siis sina ja mina võime minna. Millega? Jumala sõnaga, kuningriigi evangeeliumiga. Tulge minu juurde kõik ja Issand annab lahenduse, Issand annab kindluse ja Issand kingib rahu. Tõuseme palveks. Issand, sina näed meid, siin me oleme. Siin me oleme ja midagi uut ei ole. Oleme tulnud sinu sõna juurde, me tahame kindlustunnet ja millele me loodame. Maa ja taevas hävivad, aga minu sõnad ei hävi, ütleb Jeesus Kristus. 3 evangeeliumis on nii kirjutatud. Ja siin me oleme, tahame su sõna peal seista. Sina annad meile rahu, sina annad meile kindlustunde ja Issand, anna meil nii elada, et me oskaksime teadmatuse olukorras, uutes olukordades, ka koroonaviiruse olukorras, me ei tea, kuidas see viirus levib, kuuleme uudiseid, vahest mure, kahtlused tulevad hinge, aga Issand, aita, et me võiksime seista sinu peal, Jumala sõna peal ja siis me oleme hoitud, siis meil on rahu ja siis me oleme valguseks ja julgustuseks ka nendele armsatele, kelle keskele sa meid oled pannud elama ja töötama. Seda armu me palume ja õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.